Oli 7. Aga siis pole ka võrrelda. Tere. Valmis kohvi, jah? Jaa, see. Kondentskiimaga? Jah. On ka, jah? Magus ja... Magus kondentskiimaga. Magus ja lahja. Hoidun esi, jah? Hoidud, jah. Aga minu arust oli see nii hea, see raudtee kohvi. Kunagi. Nüüd üks vaja veel seda koristajat lapiga siia vehkima. Tädi nimes saiti kureta. Meil on üks tädi siin kogu aeg. Mina vist ei ole. Selge, kui eelpastik. Oota, mis raamat see on? See on see kõik nimed kirja. Näed, siit hakkas peale. Ma pole kunagi kirjutanud. Ma arvan, et äkki sa oled isegi olemas. Olgu, ei hakka otsima. Ei hakka otsima. Aga vaata, ära kui jumala vahva. eest otsima. Mis aastas see on? 2010 vist. Jah, 2010 olime seal nurgas. See inimvaenulikud ei olnud? Ei, kinni. Pime ruum. Ilma rahata ei käiks vaatamas või? Ei. Pime ruum sa ei näe. Ja muidugi see paarkümmend kopikat oli see sinine pisike pilet. Ja minu meelest ekraan oli siin. Aga kuule, siin Raudteemuuseumis on tänase päevani alles tead need nooremad ei teagi, et olid need papist piletid väiksed, kuhu auk komposter löödi sisse. Ei, see on pileti ees seal, sa võid selle ise endale kompostrist läbi lasta. Jaa. No see oli niisugune pilet. See ei ole meil vaja väga valjusti rääkida, sest tundub, et tänane päev on meil ainult väga elava huviga inimeste jaoks, mitte massiüritus, vaid selline eksklusiivne. Ja mul on väga hea meel, et Haapsalusse sõitis spetsiaalselt meie pärast härra Simm, kes juhatab sisse meie filmiõhtu. Ja film on meil teadagi Jaam 2-le. Ja tegelikult see lähteülesanne oli selline, et rääkida inimestele, kuidas tänasel päeval vaadata tollel ajal vändatud filme. Mida sealt otsida, mida sealt leida ja mis on see kultuuri kontekst meie jaoks. Tere kõigile. Jah, Rjazanov oli fenomen ja tema filmid peavad ajahambale vastu. Olgugi, et omal ajal, näiteks tudengina, eks ole, siis selle seas inimesed on kõige suhtes väga kriitilised, nii et ega tol ajal kirtsutati nina nii Rjazanovi koha pealt, keda peeti siis nagu liialt kompromissidele minevaks inimeseks või Bondartšuki peale kõiki sõimati, eks ole, et küll see film ei toiminud, küll teine. Ja nii imelik, kui see ei ole, et nende samade meeste mõned filmid muutuvad ajapikku huvitavamaks. Ma vaatasin hiljuti üle ka Bondartšuki Waterloo seoses selle lahingu aastapäevaga, see oli 1814. Ja ajaloolased nagu ütlesid, et film on väga faktilähedaselt tehtud, et seal tasub vaadata kas või selle pärast. Ja siis ma vaatasin seda filmi, nagu üritasin ilma sellises novistliku eelhäälestuseta vaadata ja tõesti oli väga huvitav. Ja maailmakuulus tolle produtseerimistäht Dino De Laurentiis oli selle Waterloo produtsent, itaallane, kes töötas ka Hollywoodis. Ja muuseas on ta servapidi seotud selle sama lavastajaga, kelle filmi te täna õhtul hakkate vaatama Rjazanoviga, sellepärast, et Waterloo oli niivõrd suure eelarvega film, et selle eelarvest jäi mingi raha üle ja et mitte neid tolle aja nii-öelda pangatraditsioonide järgi väga kohmakaid operatsioone raha edasi-tagasi pillutada ühes riigis, siis nad otsustasid teha järele jäänud rahaga ühe odavama filmi veel ja selleks filmiks saigi siis Rjazanovi itaallaste seiklused Venemaal.
ja Waterloo juurde tagasi tulles, siis sealt suurem osa oli filmitud Nõukogude Liidus, kuna nad said priid kätte sõjaväeosad ja kui praegu vaadata isegi tänase päeva seisukohalt, siis mõned üksikud tulekahjud on silmapiiril leegiga tulekahjud ja need oli näha, et need olid tolle aja võimalusi arvestades hiilgavalt tehtud, nii et ega inimene, kes neid meelega nüüd ei otsi, see neid eriti ei märka ka, aga üldiselt see oli ikka nagu päriselt, nii et need tuhanded, mitmed tuhanded väeosad, suured ratsaüksused, need olid siis kõik Nõukogude Liidu pealt kokku aetud, sõjaväe ülemuste, sõjaväe side, sõjaväe subordinatsiooniga nagu kõik käima pandud, see on väga raske, sest et ega siis teate isegi, et sõjaväeõppustel saab inimesi hukka küll seetõttu, et see on lihtsalt niisugune ohtlik toimetamine, suured massid, suured väeosad liiguvad ja nii see on, et need filmid ei ole vedru välja visanud imelikul moel, nad on tehtud väga klassikaliselt ja see on üks niisugune asi, mis ikka toimib. Seal on niisugust kinematograafilist novaatorlust minimaalselt, nagu seda on minimaalselt ka nüüd ütleme Rjazanovi filmides. Ja meil oli enne see juttu just sellest, et Rjazanov oskas kuidagi kõikvõimalike nende poliitiliste, ideoloogiliste ja maitseslaalomi nende pulkade vahelt kuidagimoodi osavalt nagu läbi manööverdada ja see itaallaste seiklused oli samasugune, nii et ta ise on rääkinud, ma olin temaga põgusalt tuttav seepärast, et mu väga hea sõber ja kursuokaaslane, et ta oli nagu kasupoeg ja saamuline, nii et viimased filmid oli siis Koljas Kuibin oli see, kes platsi peal kamandas ja ka helindas filmid, sellepärast et Rjazanov oli kuulmisega probleemi, kuulis väga halvasti. Aga nüüd filmi helindamise kõigi nende, tollal ju enamus filme räägiti kõik sisse ja see on mitte halb, vaid see oli hea, sellepärast et siis oli tekst aru saada. Praegu filmid kannatavad eriti venelastel sellepärast, et nad üritavad teha puhast heli, aga näitlejate kõnetehnika koolitus ja puhta heli ülesvõtmine ei ole sel tasemel, et sellest aru saaks, nii et pane kas või venekeelsele filmile venekeelsed subtiitrid alla, nagu meie Eesti filmide kohta ka räägitakse, et film on eesti keeles ja kõik loevad vene subtiitrid alla, et midagi aru saaks. Nii et see, ütleme niimoodi, viimase paarikümne aasta filmide juures oli minu kursokaaslase panus nendesse filmidesse väga oluline. Just oli väga hea organisaator ja ta ka ise mitu väga head filmi teinud. Ja nii me siis olime temaga tuttavad, Rjazanov ise ütles jah, seda sama lugu, mis ma juba rääkisin, et on nagu selle Delta X, mis ei nagu eelarvete suuruste vahel sisse, et selle eest nad otsustasid siis teha itaallaste seiklused, aga see sattus selle portsu otsa, et nagu selle rahast Venemaalt sai nagu kõige paremad näitlejad võtta. Aga itaallaste käes need näitlejad, kes üle olid lihtsalt, kes olid odavamad ja kes selle rahast oli võimalik saada, selle tõttu siis nagu film kannatab selle all, et lihtsalt et venelaste näitleja meisterlikkus on, näitlejate klass on parem oluliselt kui see itaallaste oma ja ühe hea loo rääkis veel sellest itaallaste seiklusest, et kui Rjazanov ta rääkis natukene itaalia keelt, ta on ju kohtunud Felliniga ja ta tegi Vene televisioonis filmisaateid ja räägib natuke nii tava vestluse seisukohalt saab itaalia keelega hakkama ja siis ta sügaval nõukogude ajal, see oli 70. aastatel, oli Itaalias ja mõtles nüüd, et pidi Dino De Laurentise juurde minema läbirääkimistele, teadis, kus see aadress on ja siis oli nagu jutu juba valmis mõelnud, et kui väga hakkab rõhuma vanamees, et siis ta ütleb talle vastu, ei no oma kodumaal oma kodumaal ma ei oleks sellega ealeski nõudnud. Ise teadis, et niikuinii peab lõpuks nõusse jääma. Ja siis harjutas seda nimeks Tairovi süsteemiks. Stanislavski süsteem on, et sa elad sisse, Tairovi süsteem on, et iga inimene ükskõik mida ta ka ei tee,
tal on mingisugune oma plaan valmis, et tuleb uksest sisse, ütleb tere sõbrad, sõbrad ütlevad vastu, oi kui tore, et sa tuled. Aga ta hirmus tõmb lähed sisse, tere sõbrad, ka minema. Mis sa siis teed? No ja juhtuski temaga see asi, et siis Rooma kõige peenemate villade, kus palmide all olid sellised valged lossid ja siis jõudis mingi väravani ja seal siis livrees vendasid ta sinna sisse, kes seal oli see ja siis vaatas silmanurvas seal sellised mingid Rolls Royce'id ja paar Ferrarit ja hakkas läbi saalide minema ja läbi ühe ja läbi teise saali ja lõpuks kabinetis istusid pisike paks vanamehe näis. Sigarambuses täpselt samasugune nagu krokodillist kapitalisti joonistatakse. Ja nihuke pursui jäme pisike tead, ja siis hakkas oma joruga peale, eks ole, Rjazanovi Einat oma kodumaal niisugustel tingimustel ei oleks võimeline küll tööd vastu võtma ja oma nii kaua ta auks see Dino de Laurentiis mängus oma sigarite ajas üles suunurmast teisi, kuni ühe korra ta rohkus talle vene keeles, et mis ta tema kodumaaga ette võtab, eks ole. Siis ei tea, kes talle selgeks oli õpetanud, võib-olla oli ka ta Iirani süsteemi järgi igaks juhuks juba valmis mõelnud selle lause. Ja nii see film tehtud sai. Nii palju, kui ma mäletan, oli täna teid ootav film. Nad kirjutasid selle koos kaasautoriga, see oli see Braginskiga koos, enamus film oli Braginskiga koos. Nad tegid selle, kesktelevisioonil oli omas niisugune loominguline ühendus, kes tegid televisioonifilme. Televisioonifilmil oli teine formaat, mängufilm oli kuskil tund 25, siis loeti mängufilmiks, täiskasvanute film. Laste oma oli tund 10. Televisioonis oli täismetraažline tund ja 5 minutit millegi pärast, imelik. Nii et see oligi neil mõeldud kaheseerilise filmina, nad tegid selle stsenaariumi valmis, aga siis toimus mingi võimuvahetus või maitse muutus kesktelevisionis ja nende filmi käiku ei lastud, nad kirjutasid sellest näidendit. Ja seda näidendit mängiti üle terve Nõukogude Liidu aastaid kõigil provintsi ja pealinnade teatrite lavadel ja kuni ükskord asi läks nii kaugele, et nagu Mosfilmis tekkis see võimalus, et see film käiku lasta ja nii ta läks. Nii et tal on selline saatus ja näete isegi, et eks ole, need on esimese sordi näitlejad, kes selles filmis mängivad, nad täidavad selle eluga ja mina usun, et nagu enamus Rjazanovi filme jääb see nagu niisuguseks iga-aastaseks vaatamiseks, nagu venelased peavad nagu uue aasta hommikul vaatama seda Hüva Leili ja mitmeid filme. Unustades samal aja, eks ole, näiteks ma pean nagu kätt südamele pannes tunnistama, et ega ma ka tänapäeva nagu väga selle Rjazanovi fänn ei ole selles mõttes, et ma hindan väga seda oskust näitlejatega tööd teha ja oskust võita publik oma poolele ja lõppude lõpuks ka võimet, eks ole, film läbi aja kestvaks muuta. Aga niisugust kinematograafilist võimsust, mis on kinole omane, ega seda päris igal pool ei ole, aga minu lemmikfilmid on Kaasa-Varota Ostrovski järgi, kus ka Nikita Mikhalkov mängib. Ja mis on suhteliselt nagu jälle vähem nagu kõne all, tõsine, väga tõsine film, väga heade rollidega. Ja siis rääkimata sellest tema eluaegsest unistusest, mis ka täitus tal, oli teha Taani muinasjutumeistri Andersoni elu põhjal film ja selle filmi pealkiri on Anderson elu ilma armastuseta. See on väga kihvt film. Nii et ega ma nagu ei tohiks reklaami teha siin netipiraatlusele, aga teiselt poolt nagu see film ei jõudnudki kuhugi ekraanidele, kuigi see on väga hea film, aga see sattus just selle aja peale, kui kinolevi oli täielikus olematuses nii Venemaal kui meil ja ma arvan, et kui te selle alla tõmbate ja kodus ära vaatate, siis keegi sellega mingisugust majanduslikku ega moraalset hoopi ei saa, nii et
jõudu. Jah. Ja saab näitab. Näitab, jah. Ja saab näitab see Vene filmprogrammis, siis see Anderseni film on seal üsna tihti jooksnud. Jah, see saab. Pärast tuli välja nii, et ükskord üle Saanov oli siin Tallinnas ja siis oli mingit autovõtit vaja Mercedesile, see võis olla 70-80 aastate algus ja siis nad helistasid, et aita nüüd, et kurrat võtit on vaja ja siis ma sain ühe võtme, selle võtmega tehti nagu teised autovõtmed ja ma viisin need talle Olümpia hotelli juurde ära ja ta sa jutt, kus on kihvtid võtmed, et juba plastmassi otsaga nagu välja omad, et muidu oli seda plekitükk, eks ole, nii kui tavaline snepper võti on, et nagu ja vaat kui tore ja siis vaata mul otsa, et kuule, et sa oled noor mees ja nii paks, eks ole, et sa pead ikka nagu vaatama ja hoolitsema, et üks asja, et ma tahtsin teile öelda, et kurat, vaata ennast, eks ole. Aga ma ei jõudnud suud ka lahti täpselt, et mina olen vana, mina võin olla. Nii et siukene nüanss ja ma kahjuks ei kuulnud, et mis teil selle Haapsalu raudtee taastamisega seoses kaugel need asjad on, aga loomulikult, mul on enda suvekodu Lihula lähedal ja need inimesed ütlevad küll, et Lihul oli täiesti arvestatav tõmbekeskus Haapsalule kuni selle momendini, kuni see kitsarööpmine sealt kadus. Nüüd ei saa sealt tankiga ka vist enam läbi mööda seda teed, vähemalt see jupp, mis jääb Lihula ja sinna Rootsi kant vahele. Ja eks see raudtee on niisugune, noh, see on ikka nagu peaaegu eepiline element, mis nagu tekkis inimkonnale, eks ole, see muutis ju kõik. Raudtee poole taga, mul on endal tulnud palju nagu filmidel kokku puutuda raudteega, nii et inimene, keda polnud, tegime me raudteelastega. Viimane film, mis ma tegin, Üksik saar, siis me filmisin küll Läti raudteelastega, jälle, siis ma aitasin Valentin Kuigil siin massis seeneda siin samas, kus me praegugi oleme, jälle raudteega ja peab ütlema, et alates esimesest kokkupuutest oli raudteelastel tunda nagu tugevat korporatiivset niisugust sidet oma vahel, mis on pärast ainult kinnitust leidnud. Ja kui me nüüd Lätis filmisime raudteelastega, siis üllatas see, et sealt praktiliselt kõik olid venelased, need mehed. Ja nad rääkisid minu arvates täiesti soravat läti keelt. Ja tuletõrjujad ja raudteelased on nagu need vennad, kellega ma olen elukutse seisukohalt kokku puutunud, kes esimese korraga saavad jutust aru, nagu sõjaväelased. Nii et kui raudteelasel ütled, et sa katsud, et seal hakkad pidurdama, seal, kui sa pahva kauru laseks, no nagu pildi pärast. Ja et siis siia jääb seisma, siis ta nii teeb esimese korraga. Ja kui Lätis üks vend sõitis 1,5 meetrit üles, siis pioneer sellele masinistile tule välja ja vanamas laasid, siis täpselt siin nagu vaja. Ja siis ma kuulsin ka seda näiteks, et see oli meil ühisfilm Valgevene, Läti ja Eesti. Ja et Valgevenes nagu see on, need lasid ju kõvasti saksa ronge kraavi, eks ole. Et siis päris masinistid ja raudteelased ise seal juures ei olnud, see oli nagu professionaalse eetika vastu, need kohe. Ega need masinistid ei ole seal mingid SS-lased, need on seal poolakad ja ukrainlased ja ei tea kes, eks ole. Nii et see mingisugune värk käib või see ka, et ma mäletan, et kui on mingi rongi avarii kuskil jooksnud mõni võib-olla 100 aastat tagasi juba, kui rong kraavi on läinud, siis nad annavad signaali koha peal. Ja see, mismoodi nad, kui nad rööpaid vahetavad, siis nad tunnevad ära, mis on saksa rööpad, et seal on see vanaadiumi ja kroomi sisaldus hoopis teine ja nad peavad praeguseni vastu mõne koha peal. Ja no eks see raudtee on ju seotud nagu ikka müütidega ka, kui te hakkate vaatama, siis olgu see siin Järve Jaan või igasugused ennustajad, kes ja Dostojevski ka, kes ikka see on ikka eepiliseks muudetud, on see raudtee, mis muudab ja ühendab nagu terved kontinendid oma vahel ära ja siis on igasuguseid hämaraid linnalegendi sellega seoses. Ühte ma just hiljuti kuulsin taas
ja see oli ühes Leedu kolleegi filmis, oli see ka nagu jutuks, et ma ei tea, olete te kuulnud, et salapärast lugu, mina ei ole eriti nende esoteeriliste lugude uskuja, aga igasuguse rahvaloomingu ja väljamõeldiste austaja olema sellele vaatamata, nii et 1911. aastal avati mingisugust Milano lähedal 1,5 kilomeetrist tunnelit. Ja rongi läks mingi 110 inimest vist, kes olid siis tolle aja selle paiga nagu eliit. Ja see rong olla tänase päevani kadunud. Olete keegi seda lugu kuulnud. Ja see rong olla tänase päevani kadunud. Ja mina olen lugenud seda 20 aastat tagasi sellises vene ajalehes Soveršenna Sekretna. See rong on kadunud ja hiljem välja ilmunud kuskil Brasiilias. 50 aastat hiljem. Ja sealt tulid välja nagu vanas riietuses inimesed, rääkisid, et nad on Itaaliast ja justkui paigutasid. Vaatan siis. Oota, mis ma pidin ütlema? Vormsi saarel võõrustab meid... Köha tuli peale. Vormsi saarel võõrustab meid vallavanem Tanel Viks. Võttaks või? Oleme kiireks intervjuuks palunud kõrvale Itaalia veinipeo... Oleme kiireks intervjuuks palunud kõrval Itaalia veinipidustuste päevajuhi Kalle Vapperi. Tere, Kalle! Kalev, teeme uued. Selliseks... Kas ta kõik võivad läbi? Kõik on tüümist peas, on juba kõik. Võtta. Meil on vestluskaamiseks Riigikogu Haapsalu raudtee toetusklubi juht... Läks nüüd segi kõik. Lauri Luik ja juht. Ma hakkasin selle pärast just kaatlema, kas oli juht. Kohtu likvideerimine. Nii tulekski sellesse suhtuda. Palun teeme selle küsimuse uuesti korra. See heli. Ma ise mäletada täpselt, kuidas ma küsimus küsisin. Ma küsin, jah. Mis vaikus? Taevavarra vaagun kärnelt mõõdab maad, hoogu iga ratas lisab veel. Miks küll see päev nii ruttu otsa saab, miks ei kesta terve aasta see? Teele nüüd pikk on tee, algust ja lõppusel varjab silmapiir. Tundmatust lubades vaagun suur sinine, veered ja igaüht kaugustesse viib.